Meil jäi nüüd küll suvi vahele tehnikamaailmast rääkides, kuna me lihtsalt vahepeal tööd ei teinud, põhjus väga pragmaatiline ja alustame kohe talverehvide testiga. Ma arvan, et see on üks selline väärt lugemine, mis igal autojuhil peaks olema kohustuslik vähemalt pilk üle käia. Jah, me oleme teinud tööd vahepeal ka, kui te puhkasite, nii et ajakirjad on ilmunud meil kuusse ja ehkki võib-olla praegu natuke veel imelik mingist talvest rääkida, siis tegelikult ega taevasse jää ja oktoobri keskel on ennegi lund nähtud ja meie oktoobri number alati on üks selliseid nõutumaid kindlasti olnud, et kui varasemalt aastatel kippus vahepeal teine hiljaks jääma, siis tuli tigedad kõnesid, et kus on, mul on vaja ruttu talverehvid ära osta, selles numbris ka esimeslik valik meie oludesse sobivaid nii naast kui lamellrehve ja kenasti kõik rehvi pandud ja kellel veel rehvid ostmata, siis ma usun, et tänuväärt lugemismaterjal. Loomulikult nagu ikka rehvitestidega, et iga test on tehtud konkreetses oludes ja kas nüüd esimene on päris esimene või teine on nüüd täpselt teine, et need protsendid võib kindlasti mingisuguse koefitsiendiga iga inimene endale ringi mängida, aga üldiselt saab pildi kätte, millised on selle hooaja tegijad ja millised mitte. Ma ütlen sulle, et see ei ole üldse vara, sellepärast et ma läksin täna oma autole rehve otsima, meil on oktoobri esimene nädal ja minu mõõt on otsas. Jah, eks nende mõõtudega on täpselt nii, et mõni on populaarsem ja mõni vähem ja need rehvid koopmed peavad ju pikalt ette ennustama, mis järgmine aasta tooma hakkab ja viimased talved on muidugi olnud võrdlemisi keerulised ja ju siis on võib-olla arvutuste koha pealt mõned planeerimised natuke mööda pandud, aga usun, et praegu veel aega on, et küllap nad jõuavad korrektuure teha. Sellest saab päris ülevaate, vähemalt selles suhtes, et see esiotsa viisik, võtame nii naelad kui lamellid, on ju tegelikult suhteliselt võrdsed, kui me loeme neid kommentaare, mis on juures. Siit saab küll väga hästi aru, et millist rehvi tõesti ei tasuks osta, et kardinaalne erinevus on esimeste ja viimaste vahel ikkagi olemas. Jah, nagu ma ütlesin ka, et kas nüüd esimene, teine, kolmas on nüüd täpselt selles järjekorras, võib-olla venast teises oludes mõni 5 kraadi külma ühele või teisele poole, tulemused oleks teistpidi olnud, aga üldine pilt, kes on ees, kes on taga, nii et selles mõttes tasub kindlasti vaadata selle pilguga ja loomulikult, kui mõnel inimesel on kindel eelistus mingile konkreetsele margile ja see on seal kuskil esimeses otsas siiski, siis kahtlemata ei tasu selle pärast meeleheitesse langeda ja arvata nüüd, et see enam ei kõlba, et küllap ta ikka kõlbab. Lihtsalt konkreetne test tehakse konkreetsetes oludest, nagu ütlesin, ja tulemused tulevad täpselt selle hetke omad. Võib-olla mõnel teisel hetkel oleks tulemused olnud võidike teistsugused. Mõningad mudelid üldse puuduvad, ju siis lihtsalt ei osalenud nad või ei olnud uut rehvi? No eks need testid tehakse tegelikult ikkagi mõnevõrra varem valmis, meil ei ole praegu ju mingisuguseid talviseid olusid, nii et tegelikult tehakse nad Põhjamaal valmis veel eelmise hooaja lõpus ja vägagi võimalik, et kõik tooted, mis selleks aastaks kohale peaksid jõudma, ei olnud siis veel võtta, nii et loomulikult 100% katvust ei anna ükski test. Autojutt on kindlasti ajakirjas ju veel? Jah, sest et vahepeal on ju toimunud põnevaid autonäitusi, täpselt Frankfurt toimus siis ära, kui me eelmise numbrisse temaga veel jõudnud, nii et meie oleme oma ülevaatega siin. Oleme teinud ajaloolise ülevaate sellise mehe nagu Henry Ford mineviku, kellel oli just äsja sünniaastapäev ja kelle suurimast leiutisest konveieri käivitamisest sai 100 aastat, nii et topelt juubel. Päris huvitavat autojuttu ka spordi poole peal, McLareni ajalugu, taas üks ümmargune tähtpäev selja taga ja Rein Luik tegi meile väga huvitava ja põhjalik ülevaate põnevavatest McLareni võiduslootudest läbi aegade. Ja siis on sõidetud ka igasuguste muude põnevate riistapuudega kuni päiksepatareidega liikuva kolmerattas jalgrattani välja.